täna on nii, et oleme Jeesuse sünnipäeva tähistamas ja olgugi, et ütleme, jõulude ajal alati läheb kõige rohkem pilk sinna, mis sündis Petlemmas ja kuidas Jeesus sündis, aga täna tuletan kõigepealt seda meelde, et meie Jeesus ei ole ammu enam seal sõimes, meie Jeesus ei ole ei ristil, meie Jeesus ei ole ei hauas, ta on troonil, ta on kuningate kuningas, ta on isandate isand ja ta valitseb. Ja sellepärast on nõnda, et täna, kui meie tuletame meelde Jeesuse sündi, siis see on üks väga oluline ja tähtis asi, mille pärast on. See on tegelikult prohveteeringute täitumise lugu. Ja sellepärast on ka seda tegelikult väga oluline teada, aga mitte ainult seda. Ja sellepärast on see nii, et see rahvas, kes kipub vahest ainult jõuluajal kirikus käima, siis nemad saavad kuulda neid lugusid. Ja palju kaugemale ju tegelikult ühe õhtuga ju ei jõua. Aga see, mida tegelikult Jeesus tegi ja oma eluga korda saatis, see on palju olulisem ja tähtsam. Ja sellepärast, kallid, täna oleme meie siin ja oleme selles teadmises, et me tegelikult oleme tulnud Jumala trooni ette. Meil on see tee avatud kõige pühamasse paika, Jeesus on selle meile avanud ja oma vere läbi, verd valades on see andeks andmine sündinud ja sellepärast on nii, et vaata, Jumal on nii püha, et temale ei saa teisiti tegelikult läheneda, pattudega ei saa. Aga meie saame inimestena, sellepärast me ei ole patuta inimesed ju, aga me saame sellepärast tulla, et Jeesuse veri katab meid. Ja sellepärast on meil see eesõigus, et me saame tulla Jumala ette. Isa on troonil, poeg on tema paremal käel, nii nagu me piiblist teame seda väga selgelt. Ja meie saame olla siin maa peal need, kes me teda tões ja vaimus kummardame. Ja isa otsib neid, kes teda tões ja vaimus kummardavad. Ja täna ei pea minema Betlema, täna ei pea minema Jeruusalemma. Olgugi, et inimestele meeldib käia nendes paikades ja olen ise ka käinud nii Jeruusalemmas kui ka Betlemas. Aga Jeesus ise, Johannese evangeeliumi 4. peatükis väga selgelt ütleb Samaria naisele, et tuleb see aeg, kus ei kummardata Jumalat, ei sellel mäel ega Jeruusalemmas, vaid igal pool, kus tegelikult inimesed issandat kummardavad tões ja vaimus. Meie issand on kõigi rahvaste jaoks tegelikult tulnud. Luuka evangeeliumis on öeldud, et see rõõm saab osaks tegelikult kogu rahvale, kõikidele inimestele, kõikidele rahvustele. Ja sellepärast, kui see Luuka evangeeliumi kaudu see ingli kuulutus on meile kirjutatud ja öeldud, et aga ingel ütles, ärge kartke, sest ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale. Sest teil on täna Taaveti linnas sündinud päästja, kes on issand Kristus. Ja sellepärast, Jeesuse nimi ju tegelikult tähendabki päästjat. Siin oli öeldud, et sündis päästja, sündis tegelikult Jeesus, kui see ära tõlkida just ka otseselt eesti keelde. Ja nüüd on nii, et sellest on läinud 2000 aastat mööda ja see oli nagu, kuidas ütelda, see oli nagu selle maailma ajastu jaoks üks selline restart. Sellepärast, et vaata, meie aja arvaminegi on ju sealt pihta hakanud. Ütleme, siin on väiksed vaidlused selle üle, et kui täpselt, see täpsus ei ole tähtis, meil ei ole isegi Jeesuse sünnikuupäev ju täpne, see on lihtsalt otsus, et vaata, tänasel õhtul me tuleme ja me tähistame seda ja sellepärast on nii, et tänasel õhtul ongi nii, et need, kes on teinud otsuse, et nad tähistavad Jeesuse sünnipäeva, need tähistavad seda, kes teevad midagi muud, see on tegelikult kõikide tegelikult selline valiku küsimus. Ja ütleme, üldse arusaamise ja ilmutuse küsimus. Aga kui Jeesus tuli sellesse maailma, siis see mõjus ikka tegelikult nii võimsalt. Me oleme võib-olla rääkimas sedasi, et meie aja järgi ja enne meie aega, aga tegelikult on see enne Kristust ja pärast Kristust. Ja sellepärast, kallid, see andis nagu tervele maailmale restardi. Paljud inimesed, kes me oleme ise tegelikult Jeesuse juurde tulnud. Ütleme, et kui me lapsena tuleme, siis võib-olla meie seda nii suurt restarti ei koge, et me elus oleks nagu mingisugune täiesti uus algus tulnud. Aga need inimesed, kes tulevad, ütleme, võib-olla oma elu keskeas või juba sellises ajas, kus on mõndagi juba selja taga, kus mõndagi on juba võib-olla viletsasti ja valesti ja halvastigi olnud. Ja siis issanda juurde tulles saab tegelikult teha selle täielik uue alguse ja restardi. Ja sellepärast, kallid, see on paljude selline isiklik kogemus samamoodi. Ja sellepärast, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et see on kehtimas ka praegusel ajal ikka iga inimese jaoks. Apostel Paulus 1. Korintuse kirja 15. peatükis, ta kirjutab seal, ütleme, Jeesuse ülestõusmisest. Ja tal on seal mõned sellised olulised mõtted, mida täna tahan siin ütelda ka.
ja esimese Korintuse kirja 15 peatükk ja 3. ja 4. salm. Ma olen ju teile kõigepealt edasi andnud seda, mida ma ka ise olen vastu võtnud, et Jeesus Kristus suri meie pattude eest, nagu on kirjutatud pühades kirjades, ja ta maeti maha ja äratati siis 3. päeval üles pühade kirjade järgi. ja sellepärast, kallid, et surra, pidi kõigepealt sündima, pidi elama, ja siis oli nii, et ta andis oma elu ja nüüd on nii, et see oluline asi, mida ta tegelikult tegi meie kõikide eest. sest et vaata, see surmalugu, ütleme, on inimkonna jaoks tegelikult siit saadik kehtimas. kui nad siit 26. salmi lugeda siit samast, viimase vaenlasena kõrvaldatakse surm. surm on siin selles maailmas praegusel hetkel ka. inimesed on võitlemas elu ja surmaga, siin ütleme, elu ja surma vahel võiks ütelda ja surm on siin selles maailmas, aga ta on Jeesuse poolt võidetud. ja sellepärast täna, kui me kuulutame ja räägime, siis just sellepärast on see niivõrd oluline, tähtis meil kõigil teada. ja ma loen siit salmit veel ka 14, kus on öeldud, aga kui Kristust ei ole üles äratatud, siis tähendab see, et ka meie jutlus on tühine ja tühine on ka teie usk. No meie tähistame, näete, Jeesuse sünnipäeva ja see on, ütleme, see on, võiks ütelda, jumala rahva oma algatus. Sellepärast, et Jeesus seda mitte kuskile ei kutsu üles, et pidage mu sünnipäeva. Seda me ei ole kuskilt Jeesuse käest käsku saanud. Jeesus on ütelnud küll, et tuletage meelde minu surma. Ja sellepärast on see nii, et see paasapüha ja siis ütleme suur reede ja ülestõusmise püha, need pühad on issanda sooviga, et me seda tegelikult meeles peaksime. Aga see, mida me täna teeme, see on puhas tegelikult meie armastus. Ja sellepärast vaatame inimestena ka samamoodi ja eriti lastena ju ütleme, et olenevalt ka kodudest, kus võib-olla laste sünnipäevased ilusti peeti, siis juhtus sellega ju selline lugu, et sünnipäev on alati ju tegelikult selline oodatud päev. Sellepärast, et tehakse kingitusi, valmistatakse rõõmu ja sellepärast, kallid, nii see on, et Jeesuse sünd valmistas rõõmu tegelikult kogu maailmale. Ja sellepärast on täiesti normaalne, et täna ka, kes meie oleme siin, oleme lihtsalt rõõmsad selle tõttu, et Jeesus on sündinud ja et kes me oleme ise uuesti sündinud, oleme rõõmsad sellest ja sellepärast on see täielik selline eesõigus meil olla lihtsalt rõõmus ja tunda rõõmu issanda sünnist. aga teades seda, et ta ei ainult sündinud, vaid ta saatis korda selle, mis oli jumala plaanis. meie patud tuli kanda, meie haigused ja valud tuli kanda, sest et teisiti tegelikult see võimalik ei olnud. ei olnud seda hinda siin maa peal, mida meie eest maksta ja sellepärast jumal pidi saatma ise oma poja, et meid lunastada. ja nüüd on nõnda, et Paulus ütleb siin veel väga olulisi asju, ma loen näiteks siit selle 19. salmi. Sellepärast, et meie, kes me oleme isegi Kristuse omad, meie vahest tarvitame tegelikult Kristust väga nagu selle elu jaoks, mis meil siin maa peal on, see 70 ja 80 aastat ja mõnel pisut rohkem veel. ja sellepärast, et issand on tõotanud olla meie juures igal päeval. ta kuuleb meie palveid ja aitab meid. aga apostel Paulus tuletab meelde, ütleb, et aga kui me loodame Kristuse peale üksnes selles elus, siis oleme me kõigist inimestest armetumad. ja sellepärast, kallid, meie tegelikult oleme elamas igavest elu. meie mõtleme igaviku peale ja sellepärast, kallid, see on palju suurem tegelikult, kui meie mõistmine ja tegelikult arusaamine on. ja sellepärast, kallid, nii see on, et vaata, meil on raske mõelda igaviku peale. ja alles hiljuti oli üks laps, kes pühapäevakoolis tunnis küsis sedasi, aga kus see jumal selle alguse sai. aga kus see igavik meile siis kingitakse? Need on samasugune tark küsimus küsida, et no kuidas saab olla, sest et meile ütleme, et ühtlasi meie südametes on ju selline, et me kellegi südames ei ole sellist tunnet, et me kuidagi ära lõppeme. Vaid et me näeme sedasi, et me vaneneme, me sisemine inimene uueneb ja sellepärast on see nii, et kui me ausalt nagu tunnistame seda, siis on see selline, et tegelikult on niimoodi, et vahest inimene tahaks oma vastutuse eest ära põgeneda ja sellepärast ta tahaks seda, et nagu seda igavikku ei oleks. aga kallid, jumal on igavene ja sellepärast ta on teinud kõik selliselt ja sellepärast meie peame ka sellega arvestama, et ta on meid loonud ka. meie igavik võib olla õnnis ja meie igavik võib olla õnnetu. Jumala sõna räägib väga selgelt. Ja sellepärast on see nii, et me ei ole mitte täna siin sellepärast, et meil siin läheks täna hästi, et oleks selles maailmas nende kaduvate päevade jooksul hästi, vaid et meie igaviku asi oleks hästi otsustatud. Kui oleme selle kitsa tee peale tulnud, siis on meil see eesõigus, et me võime jõuda isa juurde välja, nii nagu see Jumala plaanides on. Ja nii, et kiitus Jumalale selle eest. Aga surma koha pealt ütlen veel, sest surm peab, 25 salm siit samast veel, enne kui Korintuse kirja ära keeran, sest surm peab valitsema kuningana
kuni Jumal paneb kõik vaenlased tema jalge alla. ja sellepärast praegusel hetkel on niimoodi, et see on muutumatu selline seadus, mis siin selles maailmas on, see surmaseadus on samamoodi ka, surm on tulnud inimese kaudu, 21 salm, ja aga surnute ülestõusmine on tulnud jälle Kristuse kaudu, nõnda kui kõik surevad Aadamas, nõnda tehakse kõik elavaks tegelikult Kristuses. Nii et need on sellised asjad, mida meie inimestena peame teadma. Piibel on huvitav raamat, ta räägib elust ja surmast tegelikult nii lihtsalt, nii loomulikult ja sellepärast kiitus Jumalale, et Jumal on seda meile ilmutanud. Nii et täna oleme siin ühtlasi tähistamas seda, et Jeesus on meie jaoks surma tegelikult võitnud. Ja seda ta tegi just Golgata ristil, kui ta suri ja kui ta siis hauast ka üles tõusis. Ta on ka hauast läbi läinud. Ja sellepärast nüüd ilmutuse raamatu 1.18 on öeldud nõnda. Ma olin surnud ning ennäe, ma elan igavesest ajast igavesti. Minu käes on surma ja surmavalla võtmed. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et meie, kes me usume issandasse, ehkki küll me sureme, aga me tegelikult elame koos oma issandaga. Nii et see on üks olulisemaid ja tähtsamaid asju. Mina mäletan sedasi, et vaata, kui minu lapsepõlv oli ja kui inimesed tulid Jumala juurde, siis oli üks selline kontrollküsimus, käis tollel ajal niimoodi, et kas Jumala laps oled, küsiti, et kas sa surma kardad. Ja et kui sa saad Jumala lapseks, et surmahirm peab sinust ära kaduma. Kõikidel mina ei tea, miski pärast see nagu ära ei kaodi, et vahest on see selline, et näed, vahest need Jumala lapsed kardavad seda ka. Aga kallid, kui me usume, et meid ootab tegelikult ees see õnnis igavik. No täna sobib tegelikult meelde tuletada küll seda, ei olnud plaaniski, aga näed, tuli praegu meelde. See oli 2012 jõululaupäev. Mu jutlus ei pooleli, sest nõrkesin ju siin täiesti ära. Sellepärast, et tasakaal läks ära, alguses ei saanudki, mina sellest ka arstidki ei saanud aru, et mis see lugu on. Ütlesin, et loen siin viimase kirjaga, hoidsin siin katsest kinni, teise lehega keerasin kuidagi neid lehtesid ja ütlesin, nüüd on kõik rohkem ei jaksa, et vennad, tulge, aidake mind ära. 2 venda tulid, võtsid kinni, üks oli mu poeg ja keegi teine veel. Ei mäletagi, kes siin aitasid ja aitasid mu ära sinna kõrvaltuppa pikali voodi peale ja nii halb oli, heaks nagu ei läinudki. Kiirabi ka ei tahtnud tulla, sest ütlesid, jõuluõhtud, kõik on purjus ja tead, et kõigil on ju halb, et mille pärast see kiirabi peab tulema. Aga siis abikaasa ikka tegi selgeks, et et mul abikaasa pidas jutlust ja jutluse ajal, et ta oli üldse purjus ja lihtsalt hakkas nii halb ja siis tuldi. Ja ega nad ei saanudki nagu seda aru. Mina sellel hetkel tegelikult vaikselt ainult ühte asja mõtlesin. Kas ütlen head aega, et see on kõik. Ja mõtlesin nagu, sest et tegelikult ei olnud üldse nagu raske nagu isegi nagu lahkuma hakata. Muidugi 2 poeg oli kodus ja abikaasa oli ka ja isegi need jõulutoitud ja lõhnad ja värgid elasime siis siin, eks, ja kõik olid olemas need juba, mis siis ka häirisid need lõhnadki. Aga olin sellises olukorras. Mõtlesin, aga sain nagu selle otsuse, et ma hüvasti ei jäta. Ma usun seda, et kui ma oleks hüvasti jätnud, siis olekski olnud kõik. Sest et tegelikult on see niimoodi, et väga palju tegelikult, nagu öeldakse, et surme elu on keele võimuses. Ja sellepärast, ja kui peremees otsustas, et lõpetame, siis lõpetame. Ja sellepärast, et see hõbeniit, nagu meile, ütleme seal Koguja raamatus räägitakse, see hõbelõng, see lõigatakse nii kergesti tegelikult nagu läbi. Aga oli lihtsalt üks selline pilt ja see teadmine, et midagi nagu elus on veel ja sellepärast ma ei teinud seda. Ja näed, Jumal on kinkinud ilusad aastad ja täna olen ka siin. Üks asi, mida ma tagantjärgi olen meelde tuletanud ja olen tunnistanud seda ka, et ma tundsin ühest asjast rõõmu. Paanikat mul ei olnud. Kui kõik, siis kõik. Ja tead, mul see oli meeldiv kogemus, et vaata, et ma sain nagu kogeda seda, et ma olen sellises olukorras, kus võib kõik lõppeda, aga see mind absoluutselt nagu ei häiri, et võingi tegelikult minna täpselt nii, kuidas kõik jääb. Oma tegemised, asjad, kõik, mis iganes oli, ma mäletan, et see kord oli nii, et see oli aeg veel, kus me neid jõulupuid siin püsti panime ja kõik, ja ma mäletan, et saagisin seda kuuse jalga lühemaks ja et pojavõju püsti panna, et rahvast tuleb ja tead, et kõik peavad asjad olema ja tegin need asju, viskasin kõik käest ära, läksin jälle pikali, mul oli juba siis, kui ennem oli see paha olemine, mind juba vaikselt nagu ründas kogu aeg, ma ei saanudki aru, et ma selle rünnaku all olen tegelikult ja hiljem avastati, et see oli see sisekõrva see tugev tasakaalu häire, mis tegelikult mind tabas väga raskelt ja sellepärast nii see oli. Ja sellepärast, aga mind tegelikult rõõmustas selle juures see, et ma olin nagu sellises mõttes valmis. Kallid, me peamegi tegelikult valmis olema. Peame valmis olema sellepärast, et vaata, meie elu ongi selline siin selles maailmas, mis ühtäkki võib lõppeda ja otsa saada ja sellepärast on kõige tähtsam on see, et ka selleks sammuks olema valmis. Ja selle valmiduse on tegelikult meile, ütleme, issand andnud. Kallid, vaata, lugu on selline, teate, ma usun sedasi ühte asja, ütlen kindlalt. Minul ka on see nii. Patt meil püsib meeles. Need asjad, mida sa oled valesti teinud, need on meeles.
paljud head asjad unustad ära, oma klassikaaslaste ja tuttavate inimeste nimed ja isegi oma koguduse rahvaosade nimed ma unustan ära, andke andeks, et vahest on nii, et vaatan otsa ja palun teie eest nii üldiselt. sellepärast, et mõtlen, et ei tea, mis nime ma talle panema peaks. aga ja sellepärast on see nii, et aga vaata, tõsi see on, aga su patt on alati su silma ees, nagu Taavet ütleb. noorepõlvest saadik tehtud asjad, mis olid valesti tehtud. aga need võiksid ju vaevata sind ju siis, aga ei vaeva. Sellepärast, et usud sedasi, et Jeesuse veri on kõik katnud ja Jumal on need asjad ära unustanud. Kuskil oli tõotatud sedasi, et meie selle asja ära unustame. Meie ei peagi seda asja unustama. See tegelikult hoiab meid tegelikult alandlikku, see hoiab alandlikku teiste inimeste peale vaatamises ka, sest et muidu me hakkame ka sellisteks ilmapatuta üliõigeteks siin selles maailmas ja lähme teistele ainult kallale. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et kiitus Jumalale, et tegelikult Jeesus on meie lunastaja, ta on meie patud kandnud ja see on tegelikult meie võimalus tegelikult tunda rahu, et meil oleks rahu, nagu Jesaja oma raamatus sellest kirjutab. Jeesus on ainukene tee tegelikult isa juurde. Ka see on täna tähtis väga meelde tuletada. Johannese evangeeliumi 14. peatüki 6. salm. Johannes ütleb väga selge tõe siin välja, need on tähtsad sõnad kuulda tänasel õhtul ka. Jeesus ütles talle, ja see on issanda enda poolt öeldud, mina olen tee, tõde ja elu. Ükski ei saa isa juurde muidu kui minu kaudu. Ja sellepärast, kallid, siin maailmas vahest tahetakse öelda nii, et igasugused religioonid ja kõik teed viivad Rooma ja igasugused jutud käivad siin selles mõttes, aga ei. Meesand ütleb väga otseselt, kõik käib tegelikult minu kaudu. Ükstapuha, mis rahvusest või kus kohas sa oled, vaata, kõik on tegelikult Kristuse kaudu. Siin on täiesti selgelt see kitsaks. Kes me oskame eluajal, ütleme, Kristuse vastu võtta, siis me läheme sellest kitsast uksest sisse või nii, kui piibel seda võrdleb ja räägib ja Jeesus ütleb, et mina olen uks ja kui me võtame selle vastu, siis me läheme selle tee peale. Hakkame käima. Need inimesed, kes seda ei tee, kes surevad, võiks ütelda ilma Kristuseta, kes Kristust ei ole oma elus vastu võtnud, need on kord Kristuse kohtu järje ees. Ja sellepärast on nii, et loe Mattiuse 25. peatükki. Seal on see kõik rahvas. See, ütleme, Jumala sõna räägib väga selgelt, on need kaks ülestõusmist. On see esimene ülestõusmine, mis on nendele, kes on issandas surnud ja kes on kristlastena siin selles maailmas elamas. Ja sellepärast, kallid, see on niimoodi, et vaata, kui issand tuleb, siis ta võtab ära kõik need, kes on valmis. Ja vaata, see on isegi selline lugu, et ka koguduse keskel on niimoodi, istume siin koos ja kui see peaks tabama meid praegusel hetkel, siis juhtub nii, et üks võetakse vastu, teine võib ka maha jääda, kui sa päris valmis ei ole. Sellepärast, et see me vahest võtame nagu sellises mõttes kergelt. Kui need kellaaja muutused hakkasid juba pihta ja siis oli üks kunagi meie armas õde, kes ootas siin koguduses, küttis ahjusid ja oli alati ustavalt siin varakult kohal ja vaatas, et kell sai 10, aga miks seda rahvast ei tule, tead. Ta ütles, et kas kogudus on ära võetud ja mina olen üksinda siia maha jäänud. Et kuidagi teised on kõik juba kadunud, aga ei, teised tulid tund aega hiljem ja kõik oli korras. Aga selline, ta tunnistas, et mul käis selline mõte maha, et vaata, et aeg on täis, aga miks kedagi ei ole? Miks mina siin ainult üksinda olen? Ja sellepärast, kallid, nii ta on, et olgu see nõnda, et me oleksime ka valmistumas nagu selliseks väga suureks kohtumiseks. Täna näed, oleme tulnud nagu sünnipäevale ja ka selleks on ilus valmistuda. Aga veel tähtsam on see, et me oleksime valmis, kui issand meid kutsub või kui ta kord tuleb. Ja nii ta on. Ja sellepärast on nii, et kui, ütleme nüüd selle tõe koha pealt, sellepärast on see nõnda, et vaata, see on selline tõde võib-olla, mida kõik inimesed nagu tunnistada tegelikult ei taha. Aga kallid, nii see tegelikult on, et Jumala sõna on tõde. See läheb, kõik tegelikult läheb täide. Viimane kui kripsukene tegelikult on Jumala sõnast, mis on täide minemas. Ja sellepärast on see nii, et see asi selliselt on lahendatud. See ei ole meie mõte, see ei ole meie idee, see ei ole meie tegu, see ei ole meie lahendus. Selle on Jumal tegelikult just niimoodi plaaninud. Ja sellepärast ju vaata, evangeelium peab olema niisugune lihtne, et igaüks, kõik saavad nagu sellest kinni hakata. Sellepärast see ei saa olla mingi keeruline teoloogia. Me inimestena tahaksime tegelikult, ütleme, vahest asja keeruliseks ajada, et siis on nagu ägedam, nagu tugevam asi tundub. Ei, Jumal on teinud selle lihtsaks. Usu issandasse Jeesusesse Kristusesse, usu ta risti surma, usu seda lunastust, võta seda vastu. Kas sa usud seda, et Jeesus on su isiklik päästja? Sinu usutunnistuse peale me ristime, et sina seda usud. Ja see on, mitte võiks ütelda kuskile kaugemale. Jah, Jumal õpetab meid oma sõnas edasi. Aga pääsemiseks tegelikult on vaja seda kõige, ütleme seda kõige esmasemat, kõige lihtsamat tegelikult, mida on vaja. Ja sellepärast vahest vaata, kui need kriitilised olukorrad on, mul on see üks tore pääsemise näide on,
üks meie naabrimees kunagi, suitsetas voodis ja pistis siin samal kõrvas oma toakese põlema ja mis siis ikka juhtub sedasi, varsti on tuletõrje kohal ja päästjad on kohal ja siis äge oli vaadata sedasi, et mina vaatasin, mis toimus. Teda oli koos tekiga välja tõstetud, istus seal maja kõrval maas, seal kägaras oli, teised kõik rabelesid päästa, tema oli ära päästetud, temaga oli kõik hästi, teised jooksid, kustutasid, vaatasid, et kõik saab korda. Ja siis ma mõtlesin, et niimoodi see päästmine käibki tegelikult, et meie tegelikult nagu sellel hetkel ei tegu mitte kui midagi. Lihtsalt on niimoodi, et kutsud appi ja nemad tegelikult tulevad ja teavad ja toimetavad täpselt nii hästi, kuidas on vaja ja ütlevad rohkem niimoodi sulle, et kuule, tarts sega siin jalus, et mine parem eest ära, et me teeme selle asja korda, mis on vaja kõik tegelikult korda teha. Ja seepärast, kallid, hüüame issanda tappi ja issand tulebki tegelikult niimoodi meid aitama, läkitab oma inglid ja kõike, mis iganes on meile vaja, et meie elus ka saaks tegelikult neid asju korda teha, mis on tarvis. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et täna on kõige tähtsam asi see, et me otsiksime issandat, et me ei otsiks ainult oma mingist lapsepõlvemälestustest, et me ei otsiks sealt kuskilt lihtsalt, ütleme nendest liigutustest, mis vahest nagu lapsepõlvega ja jõuludega ja kõigega sellega meile jäävad. Ja et me ei otsiks tõesti teda ka, ei otsiks teda sealt, ütleme, hauast ega ristilt, sellepärast, et vaata, pastor Aleksei Tähev hiljuti just ütles sedasi, et ütleme, et kirikutes on sageli nagu see, just see pilt, et Jeesus on risti löödud ja pea on viltu läinud ja surnud on seal. Aga meie Jumal ei ole surnud. Et vaata, et Jumal pole surnud ja sellepärast on see niimoodi, et aga vaata, see on niimoodi, et kord on ta meile laps, pisikene, tead, kelle eest peab nagu ainult hoolitsema ja mähkima teda ja vaatama, et mähku kuiv oleks ja leiad teda mähitud olevat seal. Ja või on ta siis on sellises abitusolus, kus ta on ristil, öeldi talle küll, et astu ristilt alla ja astu ka ja sureb seal. Aga tegelikult on see nii, et vaata see, et ta tõusis hauast üles, et haud on tühi, et teda ka seal ei ole. Ja vaata, mina ei tea, minul oli selline kompleks, kui ma mäletan, kui käisime seal Jeruusalemmas, käisime ka seal Jeesuse haual ja olime seal, ütleme, kõik läksid nagu vaatama, et vaadake sinna haud, et haud on tühi ja siin olla sinna kirjutatud ka peale, et teda ei ole siin, et ja selline asi. Minul oli niisugune, mul endal, ärge see minu järgi võtke, aga mul oli niisugune nagu usu pilkamine. Kas mina siis ei usu, et haud on tühi, et ma pean vaatama minema, et ei, mina lähe vaatama. Mina tean Jumala sõna järgi, et haud on tühi. Et see on nii kuidagi imelik, et ma olen nüüd vaatan, et kas ta on siis tühi või ei ole tühi. Et ma kogu elu uskund, et ta on tühi, et ta on üles tõusnud ja ta ei ole seal. Ja sellepärast on see nii, et kui tahate vaadake, ärge minu järgi käituge. See on nagu iga ühe, niisugune oma asi. Ütleme, kuidas keegi nagu käituda tahab ja sellepärast aga kallid nii see on, et väga tähtis on, et me nagu teaksime seda, et me issand elab, et ta kuuleb me palveid, et me saame täna temaga suhelda, et me saame teda tegelikult igal hetkel appi hüüda ja sellepärast kiitus Jumalale, et see just nõnda on. Ja et see tee kõige pühamasse paika on avatud. Nüüd on selline lugu, et vaata, kui Jeesus sündis, mõned mõtted nagu selle koha pealt, siis on niimoodi, et kuningas Herodes, kes sellel ajal, ütleme, roomlaste poolt seal Jeruusalemmas valitseb, tema kutsub preestrid kokku, need ülempreestrid, ütleb, et aga kus kohas Jeesus sündima pidi. Ja uurib nende käest järgi, need tehakse selgeks, et Petlemas pidi sündima. Ja siis ta üldse sellepärast hakkas seda otsima, et vaata need targad, kes sealt hommikumalt tulid, need tulid ja tahtsid kummardada seda uut kuningat, kes on sündinud. Et kus see juutide kuningas on, kes on sündinud. Nüüd on nii, et Herodes ehmatab ära, et mingi kuningas on sündinud ja ta ütleb, et ma tahan ka kummardama minna, tegelikult oli plaan, et ma tahan tegelikult teda ära hävitada. Ja me teame seda lugu, et need targad tal pärast tagasi teele ei tule näitama seda kohta, kus Jeesus oli, vaid lähevad teised tagasi. Aga kallid, vaata, küsimus oli nagu selles, et tekkis nagu see küsimus, et kus see peab olema sündinud. Ja sellepärast täna ma olen endale välja trükkinud natukese mõningaid piiblikohtasid. Ja nagu Jeesuse sünni koha pealt nagu seda prohveteeringute seost. Ja mõningad prohveteeringud lihtsalt täna loen teile ette. Esimese Moosese 3:15. Peale patu langemist on Jumala poolt selline sõna, ma tõstan viha vaenu sinu ja naise vahele, sinu seemne ja tema seemne vahele, see tähendab selle maoseemne, saatana seemne vahele, kes purustab su pea, aga kelle kanda sa salvad. Tähendab, saatana pea purustatakse, aga inimese kanda salvatakse. Et need positsioonid, mida Jumal ütles, mida tegelikult ainult kurat meile saab teha. Ta saab ainult meid kannast salvata ja sellepärast metsa lähed, paned kummikud jalga. Et muidu, ega ta sul pähe ei hüppa, eks. Aga sellepärast, et ta tuleb ju kanda salvama. Ja sellepärast, kallid, see on nii. Ja siis on nii, et ja kui aeg täis sai, Galatia 4:4 ja 5, läkitas Jumal poja,
kes sündis naisest ja sündis seaduse alla, lahti ostma seaduse alused, et me saaksime poja seisuse. ja sellepärast naisest sündis ja sellepärast meie päästja pidi tulema ja sündima naisest. nii nagu täna juba lugesime, et Maarja jääb käima peale, vaata, see on selline asi, et vaata, seal rasedusega on ju niimoodi, et üks hetk avastatakse, et oled rase. ühel hetkel Joosep avastas, ta pruut on rase. kuule, ma jätan ta maha, ei tea, kus ta selle lapse korjas. tead, et see minu oma ei ole ju. ja sellepärast vaata, rasedus ju lihtsalt ühel hetkel avastatakse. ja see tuleb alati natukese hiljem, isegi peale seda tegu. ja sellepärast on see selline lugu, et eks see Maarja ka, kui tema jäi pühast vaimust lapseootele, siis on niimoodi, ja ühel hetkel oli see nagu selge, oli selge ka siis ju Joosepi jaoks. Nonii, siis järgmine selline seos, kus koha pealt see Jeesus pidi tulema, ta pidi tulema tegelikult Abrahami soost. Esimese Moosese 12:3 ja eriti selle salmi lõpuosa on öeldud, ja sinu nimel õnnistavad endid kõik suguvõsad maa peal. ja see tähendab, Abrahami kohta on seda öeldud, sinu nimel. ja sellepärast Abraham on meie usuisa ja sellepärast on see nii, et kuskilt üle ega ümber ei saa, sellepärast et me oleme sellesama mahlaka õlipuu juure külge liidetud ja sellepärast me seal me oleme ja sellepärast me kõik tegelikult õnnistame endid ja just seda kaudu. ja nii, et ettekuulutus, et kõikide jaoks tuleb see Abrahami kaudu. Siis Abrahamile öeldakse seda veel ka, 17:19 esimesest Moosesest ikka, et kui ta oli hädas, et et tal ei sünni poega ja juba Iismael oli sündinud ja kõik need asjad olid juhtunud, see Aagari kaudu, ümardaja kaudu oli üks poeg nende perre sündinud. aga Jumal ütles, siiski su naine Saara sünnitab sulle poja ja sa pead temale nimeks panema Iisak. ja mina teen temaga lepingu, igaveseks lepinguks tema soole ja pärast seda. vaata, Jumal oli niimoodi, et ei, Saara peab sünnitama, vaata, see naise värk oli tähtis. Sellepärast, et see teine oli lihtsalt üks teenianna, kellega see Iismael sündis. aga Saarast peab sündima ja siis on leping, tuleb Iisakiga. ja siis liigume edasi, 4. Mooses 24:17 on öeldud Jakobi koha pealt. ja seal on üldse selline, et vaata, Pileam on üks selline prohvet, kes siis Balakile, Moabi kuningale, pidi tulema tegelikult Iisraeli rahvast needma. aga kui ta näeb seda Iisraeli rahvast, kes oli kõrbes rändamas, keda see siis Moabi kuningas kartis, siis on niimoodi, et ta räägib välja tõde ja ta ütleb, ma näen teda, aga mitte nüüd, ma silmitsen teda, aga mitte ligidalt. Jaakobist tõuseb täht, Iisraelist kerkib valitsuskepp ja vaata, siis olid need targad, kes sealt hommikumaalt tulid, see täht tõusis. ja nemad tulid selle tähe peale tegelikult tulid. ja sellepärast kallid, Jaakobist tõuseb see täht, Iisraelist kerkib valitsuskepp. see purustab Moabi oimud ja kõigi Seti poegade pealaed. no küll oli kehva sellel Moabi kuningal kuulata. Kutsus endale selle, ütleme, needja, ta arvas, et see prohvet oskab hästi needa seda Iisraeli rahvast ära, aga tegelikult sai teada sedasi, et tuleb see kuningas, kes kõik need Moabi oimud ka siis purustab. ja oli selline ettekuulutus. Esimese Moosese 49:10 on veel, siin on sellised öeldud. ei, nüüd on, seal Jakob lõpetab oma elu ja need õnnistused ja asjad. ei lahku valitsuskepp Juudast ega sau tema jalgelt, kuni tuleb Juuda poeg Siilo ja teda võtavad rahvad kuulda. ja siin on juttu sellest, ma teen korraks ka päris piibli selle lahti, et ma näeksin siit paremini seda kohta. ja see oli salm siis 10, jah. ja see Siilo, ma olen siia juurde kirjutanud, tähendab, tuleb see lepitaja. Sest et ega see piibliga on need osad, kuni tuleb Juuda poeg Siilo. ja sellepärast, ja siin võid täitsa julgelt lugeda sedasi, et tuleb see lepitaja. Jeesus tuli selleks lepitajaks, lunastajaks ja teda võtavad rahvad kuulda. ja sellepärast meie ka üks osa rahvast oleme kuulda võtnud. no see ei ole tegelikult meie mingisugune oma selline saavutusega tarkus, et meil on see kohale jõudnud. kallid, teate, ma ütlen ühe tõe. tänasel õhtul on ka ainult siin need, keda isa on kutsunud. Jeesuse sünnipäeval teised olla ei saa. Sellepärast, et sest Jeesus ütleb väga selgelt, ükski ei saa tulla minu juurde, kui isa ei kutsu. ja kui sina tahtsid tulla Jeesuse sünnipäevale, siis sul see kutse pidi tegelikult olema isa käest. ja sellepärast on see nii, et see on nii võimas tegelikult, kuidas Jumal oma plaani täide viib. ja sellepärast on kallid niimoodi, et ega me ei pea sellepärast uhked olema, aga me peame olema väga tänulikud tegelikult, et see privileeg tegelikult kuulub meile. meid on kutsutud, et see kutse on üldse meile tulnud ja sellepärast kiitus Jumalale. aga nüüd
siin esimene peatükk Mattiuse evangeeliumist, ütleme, et see algab tegelikult vaata sellise Jeesuse põlvnemise looga, Jeesuse Kristuse, Abrahami poja, Taaveti poja sugupuu. Abrahamile sündis Iisak, Iisakile sündis Jakob, Jakobile sündisid Juuda ja tema vennad. Ja Juudale sündisid Taamariga siis seal Peres ja Serach ja sealt läheb see rida läheb edasi. Ja sellepärast, kallid, nii see on. Teate, sellepärast see lugu on nii, et kui juut võtab selle Uue Testamendi Mattiuse evangeeliumi lahti ja loeb kas või seda esimesi salme, siis ta on kohe nagu võidetud. Need on ju kõik meie mehed. Ja sellepärast juutid üle ütles, ärge te seda Uut Testamenti lugema hakake. Sellepärast, et võtta, nagu nad võtavad kõik meie esiisad ja sealt tuleb, sünnib Jeesus. Ja sellepärast on kallid, nii see on, et ja sellepärast on kallid, vaata, on üks rahvas, keda on hoitakse, võiks ütelda nagu selles mõttes, nagu pimeduses ja sellepärast me oleme seda ise kogenud ka siin samas Võruski, et ütleme, juudi perest tüdruk tahab käia siin pühapäevakoolis. Kodus tehakse selgeks, see pole koht, kus seal on see käima pead, siin räägitakse sulle Jeesusest, et selleni sa tegelikult välja ei pea jõudma. See on omaette lugu, teate, see on meie eesõigus tänasel õhtul, nagu sõna ütleb sedasi, kuni paganate ajad saavad täis. Vaata, see armu uks on lahti, praegusel hetkel on lihtsalt paganate jaoks. Ühel hetkel tehakse see nagu see pööre selle uksega, et see arm pöörub tegelikult Iisraeli poole ja siis see paganate jaoks enam niimoodi lahti ei ole, kui see praegusel hetkel meie jaoks on. Nii et ja seda on kõik tegelikult Jumal kõikide rahvaste jaoks niimoodi plaaninud ja teinud. Jesaja raamatus on öeldud seda, et meile sünnib laps ja meile antakse poeg, Jesaja 9, 6 ja 7, kelle õlgadel on valitsus ja kellele pannakse nimeks imeline nõuandja, vägev Jumal, igavene isa, rahuvürst. Suur on valitsus ja otsatu on rahu, Taaveti aujärjel ja tema kuningriigi üle, et seda kinnitada ja toetada kohtu ja õigusega sellest ajast ja igavesti. Vägede issanda püha viha teeb seda. Ja siis, kui Maarjale ingel kuulutab, ta ütlebki sedasi, et ära karda, Maarja, sa oled armu leidnud, see on Luuka 1. peatükist 30 ja 33, need on need mõtted seal. Vaata, sa jääd lapseootele, tood poja ilmale, paned temale nimeks Jeesus. Vaata, seal oli niimoodi, et vaata, ütleme, et tavaliselt on niimoodi, et kui naine jääb rasedaks, keegi ei tea, poiss või tüdruk, eks. Tehakse ultraäri praegusel ajal või uuritakse järgi ja öeldakse, et sünnib poiss või tüdruk ja vahest öeldakse, et päris hästi ei näe. Öeldakse seda, aga seal ei olnud mitte mingisuguse asju. Ingel kuulutab ette, siin on praegusel hetkel, ütleme, lugu, et sina sünnitad poja. Sul ei sünni tütar, sa sünnitad poja praegusel hetkel. Üldse on ju niimoodi, et vaata, tuleb poiss või tüdruk, see sõltub mehest, mitte naisest. See on, meesmäärav võiks ütelda ära selle, mis mehest siis antakse, see seal tuleb, kas tuleb poiss või tuleb tüdruk. Ja sellel hetkel sündis Jumalast ja kindla plaaniga, et Jumalal sünnib see ainusündinud poeg, sünnib inimesena ka siia sellesse maailma. Ja ära karda. Vaata, kus selline suhteliselt väga noor tüdruk võiks ütelda, siukseid jutte kuulata. Ja ta võtab selle vastu, et sündigu nüüd, täpselt seda mööda, kuidas mul on räägitud ja ta võtab nagu selle olukorra täielikult nagu vastu. Ja siin on niimoodi, et ta saab suureks ja Taaveti trooni ja ta valitseb kuningana Jakobi soo üle igavesti ja tema valitsusele ei tule lõppu. Sellised võimsad tegelikult ettekuulutused. Nii et mõtlen, et ega see sündimise lugu, iga inimese tegelikult sündimise lugu on ju seotud tegelikult, võiks ütelda ka siin selles maailmas inimestega. Tavaliselt on seotud mehe ja naisega ja see on üsna niisugune emotsionaalne moment tegelikult, kui see inimene sünnib ja kallid. Ma olen vahepeal nagu mõelda, kas sobib rääkida või sobi, aga tead, ise alles eile tuli selline mõte ühe mehega, see on poes kokku ja kuidas elame ja mõtlesin, kuule, need on lapselapsi ja siis ma mõtlesin, 19 aasta jooksul on meie perre lastena sündinud 14 last. 19 aasta jooksul. Ise, see mees ütles mulle, kuule, see on muinasjutt, mida sa räägid mulle, tead, et see on muinasjutt. Ütlesin, mul on 2, ma ütlesin, 2 on hästi, tead, et see viimane ei ole. Tead, ja sellepärast aga kallid, see on tegelikult selline ja mida vanemaks nagu seda saad, siis hakkad nagu seda mõistma, et milline ime tegelikult see on. Ja Betlemmast tuleb rahuvürst, Miika kuulutab seda ette ja olgugi, et Betlemm on väike, juuda tuhandete seast, sinust tuleb 5.1 Miikast on see,
sinust tuleb mulle see, kes saab valitsejaks Iisraelis ja kelle põlvnemine on siis päevist, muistseist päevist ja igiaegadest. no ütleme, et isegi õpetuse sõnades on räägitud sellest, et enne maailma loomist, kui Jeesus juba sünnib, sest et kui Jeesuse seda ainusündinud poja sündi, mis ta seal, ütleme, Jumala jaoks sündis juba, noh, see on inimesena sünd, mida meie siin tähistame, eks. no nii, siis ta sünnib Neitsist, noh, nii nagu olen ikka rääkinud sedasi, et seal on kirjutatud tegelikult, Vanas Testamendis heebrea keeles on kirjutatud, et noor naine Alma jääb siis ühesõnaga sellele lapseootele ja toob poja ilmale ja sa paned talle nimeks Immanuel. ja sellepärast ma hiljuti siin ütlesin ka, et ikka kui poes Alma piima näed, mul tuleb alati meelde sedasi, et see noor Neitsi, et see alati nagu tegelikult tunnistab. vaata, osad nagu teevad, no eks nad teevad oma ärinippidega, ma ei usu seda, et Alma piim on seda vist kasutanud sedasi, et tal see hästi läheks, sest võib-olla ainult Toivole see meeldib. aga no see on selline, et aga noh, ütleme, et see Colgate ja vaata, kus pannakse hambapastale, et see kolgata ja noh, niisugused osad, noh, tahavad oma ärinipile nagu seda tegelikult panna. aga need on väga tegelikult nagu tähenduslikud asjad. ja siis kuulutati ette ka seda, Jeremiah 31:15, no ta ütleb, issand, raamast kuuldakse häält, alinat, kibedat nuttu, Rahel nutab oma poegi. ta ei lase ennast trööstada oma poegade pärast, sest neid enam ei ole. ja see on ettekuulutus tegelikult, mida kuningas Herodes tegi Petlemma lapste tapmise koha, ümbruskonna lapsed tappis ära, kuna ta ei saanud täpselt kätte. ta tahtis seda kuningat hävitada, aga kus sa seda, Jumala plaani ei saa hävitada. ja Jeesus oma vanemate abil põgeneb Egiptusesse ja Osja raamat ütleb, kui Iisrael oli alles noor, siis ma armastasin teda ja ma kutsusin oma poja Egiptusesse, see on Osja 11:1. ja sellepärast, kallid, meid on kõiki tegelikult kutsutud sellest patu Egiptusest, sellepärast, et vaata, see on nagu selline võrdlus, Iisraeli rahvas sündis Egiptuses, aga Jeesus oli ka, kui ta siin maa peal oli, ta pidi korraks seal Egiptuses ka olema. ja siis, kui Herodes oli surnud ja tuleb tagasi alles pärast seda, eks. nii et nii need asjad on nii huvitavalt võrreldavad. nii et nii palju tegelikult on, ütleme, neid ettekuulutusi, mis on piiblis. ja vaata, no üldse ongi nii, et kui nüüd piibli neid Vana-testamendi ettekuulutusi, mis on Jeesuse elus täitunud, no siis noh, ütleme, et üks selline nagu alfakursuse niisugune tavaline õppetund on selline, et seda keegi ise, noh, et ma nüüd hakkan täitma seda, et kuule, vaatan, et Jeesuse kohta on nii räägitud, et hakkan selleks messiaks, et püüan seda olla. no sündimise kohta sa ikka valida ei saa, et sa sinna Petlemmas saab kobida. et noh, et kui juhul sa sündisid Petlemmas, siis sa võid hakata seda mängu mängima, aga kallid, ei ole võimalik. sellepärast, et neid asju on niivõrd palju tegelikult, mida on ette kuulutatud. et kõigi nende eeslete ja värkidega, mis sõidetakse ja kuidas need asjad on, et siis see on selline, et see on võimatu seda, erinevad autorid erinevatel ajastutel, kuidas nad ette kuulutavad ja räägivad kõik sellest Kristuse sünnist. no sellepärast, et Jumal oli seda plaanimas. et siin ei saaks mitte mingisugust tegelikult kahtlust olla. ja sellepärast, kallid, nii see on, et me lihtsalt, kes me oleme Jumala juurde tulnud, siis ma ütlen, et kui kuuleme Jumala sõna ja selle kaudu lihtsalt tegelikult tuleb lihtsalt usk. nüüd täna on selline asi, et ma lõpetan täna need mõtteid ja ma mõtlesin, et teeme nii, et täna loeme Jeesuse kohta ilmutuse raamatust üldse mõningaid selliseid kohti, mis käivad nagu noh, ütleme lapsepõlve kohta ja sünni kohta natukese midagi oleme ütelnud täna, eks, aga mõtleme Jeesuse peale nagu selliselt nagu tuleviku koha pealt või ka praeguse oleviku koha pealt, mida me võime praegu ilmutuse raamatu kaudu näha. ma teen lahti ilmutuse raamatu 1. peatüki ja siis ma loen sealt 7. ja 8. salmi, kus on öeldud. enne ta tuleb pilvedega ja iga silm saab teda näha, ka need, kes tema on läbi torganud ning kõik maa suguharud alisevad tema pärast, jah, aamen. mina olen A ja O, ütleb issand Jumal, kes on, kes oli ja kes tuleb, kõige väeline. nii et Johannese ilmutuse raamat räägib sellest, et issanda tagasitulekust. nüüd Johannes, kui ta on selles taevases ilmutuses seal Patmose saarel, siis ta näeb Jeesust selliselt. ma pöördusin ümber teda vaatama, 12 salm. pöördusin vaatama seda häält, kes minuga rääkis. ja kui ma olin pöördunud, siis ma nägin 7 kuldlambijalga ning lambijalgade keskel kedagi, kes oli inimese poja sarnane ja kellel oli pikk kuub vöötatud rinde alt kuldvööga. tema pea ja juuksed olid valged nagu valge vill, nagu lumi ning tema silmad nagu tuleleek. tema jalad olid nagu vasemaagi sarnased, kui see õõguvas ahjus ning tema hääl oli otse kui suurte vete kohin. tema paremas käes on 7 taevatähte ning tema suust välkus kaheterane mõõk ning tema palged olid kui päike, otse kui päike, kui see paistab oma väes.
kui ma teda nägin, langesin ma maha ta jalge ette nagu surnu ning tema pani oma parema käe mu peale ning ütles, ära karda, ma olen esimene ja viimne. Ja siis tuleb see, et ma olin surnud, aga näed, elan, mu käes on surma ja surma vallavõtmed. Nii et see oli selline tegelikult pilt. Johannes oli Jeesuse jünger, ainukene, kes elas kõige vanemaks, ainukene, kes ei surnud märtrisurma, kes elas oma loomuliku elu lõpuni ja suri. Ja enne seda talle kingiti see nägemus ka taevast ja sellepärast ta oli näinud Jeesust inimesena, 3,5 aastat oled ta jünger, käid, oled näinud kõike, oled näinud sedasi, kuidas Jeesus taevasse läheb ja sellepärast on see nii, et seal ingel ütleb, et mis te siin vaatate, et kuule, et läks, aga ta tuleb samal kombel. Ja sellepärast on see nii, et ja tema, talle anti näha ka siis seda taevast olukorda, mida ta nägi ja see oli hoopis teistsugune Jeesus, kui ta ennem oli teda siin maa peal näinud. Nüüd ilmutuse raamatu 5. peatükist loeme veel, millist Jeesus me ilmutuse raamatust näeme 5. salmist 5-6, võime lugeda nii. Ja siin on öeldud niimoodi, üks vanemast ütles mulle, ära nuta, enne lõvi Juuda suguharust, Taaveti juur on tema võitnud. Tema võib avada raamatu ja selle 7 pitserit. Ja ma nägin trooni ja 4 olevuse ja vanemate keskel seismast talle, kes oli otseku tapetud ning kellel oli 7 sarve ja 7 silma. Need 7 on 7 Jumala vaimu, kes on läkitatud kogu ilmamaale. Vaata 7 lampi ja kõik need 7 Jumala vaimu ja 7, ma täna sellepärast ostsin 7 roosi ka siia. Mõtlesin, et sünnipäevale tuled ja leidsin sedasi, et kui 7, siis 7 ja sellepärast, et no sünnipäevale sobib lillidega tulla küll, tavaliselt me ikka seda ju teeme ka. Ja sellepärast ja kallid, nii see on, et meissanda kohta on räägitud ja ta oli seal, kui tapetud tall, kui see ohvri tall. Vaata, juutidel oli see asi väga selge, meil ei ole, ütleme, et meil ei ole niimoodi, et ütleme, et see tüüpiline meie rahval olnud sedasi, et kogu aeg mingid loomsed ohvrid ja asju tuua, aga juutidel oli see nii, nagu jumal, ütleme, alguses saadik me näeme sedasi, et millegipärast oli juba niimoodi, et Kain ja Aabel toob juba, tegelikult toob sellise loomse ohvri. Ja see oli jumalale tegelikult oli meelepärane, sest see vereohver oli tegelikult vajalik. Ja siis on nüüd niimoodi, aga selle vereohvri asemele tuli tegelikult Jumala poeg, kui see tapetud tal, kes valas tegelikult oma vere ja sellepärast on nii, et taevas Johannes näeb teda ja teda austatakse ja nähakse seal kui tapetud talle. Ja siis, mis ma veel märkinud olen siin 5. peatükist 9. salm, jah. Ning nad laulsid uut laulu, sina oled väärt võtma raamatu ning avama selle pitserid, sest sina olid tapetud ja sina oled ostnud Jumalale oma verega inimesi kõigist suguharudest, keeltest ja rahvastest ja paganoimudest. Ja ning oled teinud nad kuningiriigiks ja preestriks kogu meie Jumalale ja nad hakkavad valitsema kuningatena üle ilmamaa. Ja sellepärast, kallid, Jumal ostab kõikide rahvaste keskelt, kõikidest keeltest ja suguharudest ja asjadest. Kõik keeled on Jumalale arusaadavad, kõik keeled on armsad Jumalale ja sellepärast on see nii, et siin need keeleseadused ja aeg-ajalt püütakse nende keeltega siin mingisugust mängu mängida, aga Jumal need mängusid ei mängi, vaid et tema oli ise selle taga, et kord segati need keeled kõik ära ja oma vaimu läbi tegelikult ta tahab, et meie oleksime kõik ühtsed ja sellepärast kiitus Jumalale, et võime täna ka siin olla, vahet ei ole, mis rahvusest keegi me oleme, tegelikult Jumal on meie jaoks kõikide jaoks oma poja lunastajaks saatnud. No nii, mis ilmutuse raamatust tuleb veel lugeda? Ilmutuse raamatust loen 19. peatükist nüüd, jah. Ja seal on juba sellised kaugemad lood ja vaata, seal on tallepulm. Vaata, siin võib osadel nagu vähekene arusaamatu olla. Tead see tallepulm, siin Jumala poja pulm taevas on siis selle pruutkogudusega, kellele issand järgi tuleb. Ja vaata, see ongi niimoodi, et surnud, kes on issandas surnud, tõusevad esmalt üles ja kes on autodes ja kes siis elavad sellel ajal ja kes on valmis, siis need võetakse ühtlasi ära. Jumala sõna räägib väga selgelt sedasi, et ühel hetkel võetakse need pühad, võetakse ära. Ja siis nemad on seal pulmas ja see pulma olukorrast loen natukese nüüd siin salmid siis 7-9, kus on öeldud, see on nüüd, et rõõmustagem ja hõisakem ja andkem talle au, sest talle pulmad on tulnud. Tema naine on ennast siis valmis seadnud ja talle on antud, et ta riietuks säravasse puhtasesse peenlinasesse, see peenlinane on pühade õiged seadmised või ka teod, mõni tõlge ütleb. Ja ingel ütles mulle, et kirjuta, õndsad on need, kes on kutsutud talle pulma söömaajale. Ta ütles mulle, need on Jumala tõelised sõnad.
ja sellepärast, kallid, meie täna näed, põhimõtteliselt oleme siin selles maailmas niimoodi, et issand on tegelikult kutsumas meid pulma. ja sellepärast on niimoodi, et taevas esimene asi, noh, ütleme, kuhu meie nagu üheskoos kõik jumala rahvana läheme, on pulm. meid tegelikult kutsutakse pulma. ja sellest ma paljusest rohkem rääkima ei hakka, seal pulmas on natukese neid variante, sest pulmas on pruut ju, eks, et ja pruudi peal on väga suur tähelepanu alati tegelikult, eks. ja pruudi tähelepanu normaalselt on peigmehe peal. ja noh, et ütleme, et see on väga emotsionaalne ja tore hetk tegelikult, mis on. ja noh, aga seal on räägitud ka, et on teatud lauavõõraid on veel seal, aga noh, ütleme, et parim tegelikult, mida olla saab. ja teate, selles pulmas saavad olla need, kes tõeliselt issandat armastavad. sellepärast, et vaata, siin on niimoodi, et meie, kes me noh, ütleme, issandat armastame, see on armastuse lugu tegelikult on, vaata, kui see on noh, selline noh, ütleme, et loe Ehvesuse kirjast, kus Paulus õpetab seda abielu asja ja ta räägib Kristusest kui kogudusest. ja täpselt see pulmalugu on, kallid, sellepärast kurat lõhub perekondasid väga. sellepärast, et vaata, see on nagu, kuidas ütelda, see jumala algne selline nagu koopia kõigest, kuidas asjad peavad käima, mees ja naine, abielu, lapsed sünnivad sinna, see perekond on tegelikult jumalale nii tähtis asi. ja sellepärast ärge laske tegelikult kuradil lõhkuvat tööd teha, kaitske oma perekondasid, palvetage selle pärast, säilitage neid, see on parim, mida te omada võite. Nonii, siis ilmutuse raamatus sealt ikkagi veel nüüd 19 peatükk, on nüüd üks järgmine moment, noh, kui pulmad läbi, mis siis edasi hakkab juhtuma. 11 salm ja kuni 16 on lugeda. ja siin on nii, ma nägin taevast olevat avatud ning enne valgehobune, selle nimi, kes ta seljas istus, on ustav ja tõeline ning tema mõistab kohut ja sõdib õigluses. tema silmad on nagu tuleleek ning ta peas on palju peaehteid. Neile on kirjutatud nimi, mida ei tea keegi muu kui tema ise. ja tema üll on verre kastetud kuub ning on nimetatud tema nimi Jumala sõna. taevased väehulgad järgnevad talle valgete hobuste seljas, üll valgepuhas, peenlinane ja ta suust välkus vahemõõk, et sellega raiuda paganaid ning tema ise hoidis neid raudsauaga kui karjane. tema ise tallas kõige väelise Jumala raevuvinna surutõrt. temal oli tema kuue ja puusa peale kirjutatud nimi, kuningate kuningas ja isandate isand. noh, ja seal edasi läheb see pilt päris kohutavaks, et kuidas kutsutakse taevalindusid kokku, et tulge sellele suurele söömaajale. noh, mis lindudele juhtub, kui on kuskil noh, ütleme noh, laibad, siis on raisakotkad on kohal tegelikult, eks, et noh, et see on üsna tüüpiline asi. tee peal sõidad ka, vahest mõni loom ongi alla jäänud, siis näed, et kuidas linnud hakkavad tiirlema varsti või rebased jooksma. et see on nagu siin selles looduses ka, aga sellises vaimses mõttes siin samamoodi tegelikult nagu räägitakse. aga kallid, me oleme sellise issanda sünnipäeval, kes on just sellisel moel tulemas. ja nüüd viimane koht, võtan veel ilmutuse 20. peatükist ja salmid 11 kuni 15. ja see on nüüd viimasest kohtust, vaata, täna oleme igasugu jutte rääkinud, siis loeme tänasel õhtul seda ka, sest kõik kohus on antud tegelikult Jeesuse kätte. ja teate, väga hea on, kui kohtunik on tuttav. see on kohutavalt hea, kui kohtunik on tuttav, siis on palju parem kohtu all olla. see on täitsa teistmoodi. ja mina, noh, mul on üks lapsepõlve lugu, räägin ennem ära, kui selle kohtuloo räägin. isa võttis mind ükskord kohtusse kaasa, no tegelikult ühe usuvennaga isegi see lugu tegelikult juhtus ja noh, seal oli selline, et üks natukene armusuhe, mis oli ja siis oli selline, et üks naine sai selle mehe peale väga vihaseks. ja siis tegi kaebuse ja no ta oli juba nagu sellele mehele kuidagi ligi saanud ja ta teadis, noh, mis oli kuskilt ära lohistatud ja vanasti oli niimoodi, et nagu tal olid, kui 50 rubla olid juba ära varastanud, siis said juba kohtu alla ära andsid anda, et 50 rubla eest. ja siis oli niimoodi, et see naine oskas sellise loo teha, et mees võeti kinni, läks eeluurimise alla, istus vanglas. juba ootas, viidi, mina käisin isegi vaatamas, kuidas Võrust Pihkva rongi peale ja läks selle vaguniga ja viidi ära, lapsepõlve niisugused mälestused mulle jäänud, kuidas on selline, et mees pandi vangi, viidi ära, tead, kõik, kurjategija saadi kätte. no mitu kuud istus kinni, aga siis tuli kohus. kohus tuli Valgas, aga Valgas oli tal tuttav kohtunik, kes kohut mõistis. mu isa võttis sinna mind kohtu peale ka kaasa, et lähme vaatame, kuidas kohut mõistetakse. teate, see oli mul lapsena ikka suur üleelamine. noh, ütleme, süüdistaja tuleb, prokurör tuleb, ta räägib maa mustaks, selline mees, ta on selliseid asju teinud, ta on nii süüdi kui süüdi, siin ei ole mitte mingisugust pääsu, tead. ta on niisugune, mina kuulan, et ai, see on ikka jube halb praegu, mis siin juhtub. no tuli advokaat, rääkis kõik ilusaks, jah, siin pole midagi, see on tühine asi ja see on tühine asi ja see pole midagi. noh, mõlemad rääkisid jutud ära, mis edasi sai. noh,
tõuske püsti, kohus läheb otsust tegema. Kohus marssis minema, natukese aja pärast tuleb tagasi, jälle me tõstame püsti ja kohtunik hakkab otsust ette lugema. Süüdi mõista. Mina mõtlesin, jäigi süüdi vend, midagi teha ei ole, et pääsu ei ole. Järgmine lause oli, aga selle amnestia seaduse alusel vabaks lasta. Ja lasti seal samas kohtumajas vabaks, sest mingi amnestia seadus nagu tal kehtis parasjagu. Aga see oli niisugune huvitav pilt mu jaoks ja ma olen tänulik, et isa mulle sellise asja tegi, et ta mind kaasa võttis selle koha peal, et ma sain nagu seda näha. Ja nüüd loeme sedasi, et see taevane kohus, kuidas käib. Ja ma nägin suurt ja valget trooni, see on nüüd 2011 ja kuni 15, eks. Valget trooni ning seda, kes sellel istub, kelle palge eest põgenesid maa ja taevas ning neile ei leidnud aset. Ja ma nägin surnuid suuri ja pesukesi seisvat trooni ees ning raamatud avati, teine raamat avati, see on eluraamat. Ja surnute üle mõisteti kohut seda mööda, kuis raamatusse oli kirjutatud nende tegude järgi. Ja meri andis tagasi surnud, kes neis olid, ja surm ja surmavald andsid tagasi oma surnud ning igalühele mõisteti kohut tema tegude järgi. Ja surm ja surmavald visati tulejärve, ja see on teine surm, tulejärv. Keda iganes ei leitud olevat eluraamatus, see visati tulejärve. Ja vaata, seal on nüüd niimoodi, et enam kuskile edasi kaebamise asju ei toimu, eks. Siin on neid astmeid ja värke, kuidas võib vahest nende asjadega olla, aga siin on niimoodi, et see on see viimane kohus, nii nagu piibel siin ka sedasi ütleb sedasi, et see on lõplik asi. Ja selleks kohtunikuks on tegelikult, kelle ees me oleme, või ütleme, et kes seal kohtu ees on. Meie kristlastena selles kohtus ei ole. Seal on üks teine Kristuse kohtujärg. Selles me olema ei pea, sest et kui me siit õndsata lahkus, me olime juba pulmas ja me valitsesime, meil on teine saatus juba ennem oma käes. Aga selles viimases kohtus on samamoodi, et osad veel pääsevad ja osad ei pääse. See on Rooma 2. peatüki järgi, südametunnistuse seadused ja asjad lähevad käima ja nii, et Jumal on tegelikult väga, väga õiglane. Teate, see kohus mitte kunagi nagu mööda ei pane. Ja sellepärast on niimoodi, et isegi kui ta sõber on, ta ei tee sohki, võiks ütelda. Ta teeb ikka seaduslikult. Nii et sellepärast me Jumal on väga tegelikult on õiglane. Amen. Tõuseme ja oleme palves. Isa, me täname sind. Me täname sind su poja eest. Me täname sind, Jeesus, et sa tulid ja et meil on see ilus lugu, kuidas sa sündisid ja kõik need asju võime täna meelde tuletada. Aga veel rohkem me täname sind, Jeesus, et sa võtsid kogu selle maailma patukoorma, meie oma ka. Isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle selle eest. Ja me täname sind, Jumal, et sa oled ennast meil ilmutanud. Tänu sulle, et sa oled meid tõmmanud. Tänu sulle, Püha Vaim, et sa oled tänaseks õhtuks ka seda rahvast siia paika tõmmanud. Ja see ei ole mitte juhus, vaid see on, Jumal, sinu puhas arm, see on sinu pakkumine. Me täname, kiidame sind, Jumal, selle eest. Ja me täname sind, issand, et sa ei hoia tulevikku meie eest nagu peidus. Sa oled oma sõna kaudu meile seda avamas. Ja sellepärast, isa, me täname sind, et me oleme võinud täna ka ilmutuse raamatu kaudu vaadata tulevikku. Aga me täname sind, Jumal, et õigete rada läheb üha valgemaks selle tõttu, Jumal, et sina valgustad meie südamete silmi. Ja sina tegelikult oled ise meid juhatamas ja me võime koos sinuga tegelikult, issand, seda teed käia ja sind järgida. Ja sellepärast me ei pea kartma. Isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle. Me täname, kiidame, austame, ülistame sind kogu südamest Jeesuse nimel. Amen. Ja